Tere! Käimas on saade Meie kaunid kodud ja täna toon ma teid Väänajõesuusse, mis on tuntud oma liivarandade ja ürgsete metsade poolest. Minu selja taga on imeline Skandinaavia stiilis maja, millega nüüd kohe tutvuma läheme. See maja on ehitatud muusikalembeliste inimeste poolt ja seetõttu sobib sinna külaliseks kutsuda just mõni muusik. Meie valik langes sümpaatse ja samas erilise noore lauljanna Triinu Paometsa ehk Lepa-Triinu kasuks. Tere Lepa-Triinu või peaksin ütlema Triinu Paomets. Heal lapsel mitu nime. Heal lapsel mitu nime, see on küll õige. Ma näen, et sa oled leidnud endale ühe kitarri. Viiekeelse kitarri. Viiekeelse, see on unikaalne. Yeah. Viiekeelse kitarri ja siit tuleb juba mingid muusikat. Kas mingi uue plaadimaterjal juba on valmimas? Ära kellelegi ütle. Aga jah. Lepa-Triinu lubas mulle, et õpetab ka mind pilli mängima ja selleni jõuame peale ringkäiku selles põnevas kodus ning ka hoovil asuvas külaliste majas. Nagu juba öeldud sai, siis kogu see elamine on kindlasti muusikutele maiuspalaks. Küllap seda tunnetas ka Triinu. No klaverid olemas, igas majas, mõlemas majas klaverid olemas, tõesti akustika suurepärane. Igasugused pillid olid vaiksed peidus erinevates tubades. Et jah, on vastus. Ning ilmselgelt enim tõmbab tähelepanu elutuba, mis võib vabalt ka kontserdisaal olla. Siin on mega hea akustika tõesti. Süüksed kõrged noodid tõmbab nii ilusti kajasse ära. Ja ma tõesti vaatan, et siin on selline suur aatrium, mis ei ole üldse tavapärane tegelikult ühes tavalises kodus, ütleme nii. Ja sa oled kiitnud sellega nüüd heaks, ma saan aru, et hea akustika on siin. Mulle hullult meeldib, kui on suur kaja ilusti olemas, ehk siis reverb ikkagi. Et kui juba teed, et sa kuuled, kuidas see läheb, et sul tegelikult ei olegi siin muud mingit võimendust otseselt ju vaja. Ja see sama aatrium pakub ka muu hulgas põnevaid ajaloolisi leide. Tõesti väga eksklusiivne toodang, kus saab triikrauale süttalt, eks ju, kus saab kohvi teha soojaks, kus saab suppi soojendada, kus saad üldse tervet maja soojendada. Mina sellist 100-aastast antiikset köögikombaini küll pole näinud. Et ühesõnaga sellisel kriisi ajal, nagu meile praegu sisendatakse, kus me elame, siin majas me jääksime ellu. Vägagi. See kodu on ehitatud piirkonda, mille lugu ulatub väga kaugete aegade taha. Väänajõesuu on tuntud eelkõige selline kui suvilate piirkond, et siin 30. aastate paiku hakkas riik siis mõõtma välja ja suvila krunte müüma inimestele, soovijatele. Ja sellest ajast peale on see piirkond tuntud eelkõige kui suvilate piirkond. Selle koha peal oli samuti suvila varem, kuna perekonnale, omanikele see piirkond väga-väga meeldib, siis nad otsustasid samuti siia rajada omale kodu aastaringseks elamiseks. Ja omanike elus on tähtsal kohal muusika, siis otsustati maksimaalselt ruua selline lahendus, et akustika oleks maksimaalselt hea. Ja täna me näeme siin sellist aatrumi, 2-korruselist, kus need telliskivid on siis pärit siit suvemajast, mis siis algselt siin sama koha peal seisis. Nii elabki vana nõukaaegne suvila uues ja moodsas kodus oma elukest edasi. Ja aeg-ajalt on olnud võõrustajaks 10 muusikasõpradele, kes selles koduses kontserdisaalis helida maailma naudivad. Isegi 50 inimesele on siia kontserte korraldatud, et mahutab kenasti ära ja akustika on väga hea. Maja teist korrust võib aga loometegevuse alaks nimetada. Suundume siia, siin on meeletult mõnus töö tegemisruum, on ju. Siin saad tunda ennast kui kuningas või kuninganna, choices. Ja see, tõesti, meeletult mugav väike töö tegemisnurk, kus jällegi näed isegi õue, on ju. Ja ma mõtlen, et kui sa siin, ütleme, tuleb võib-olla inspiratsioon peale, sa võtad võib-olla oma kitarrikese, ütleme,
lood siin ja siis sa saad kohe minna siia imelisse aatriumisse ja siis katsetada, kuidas kõlab. Kuidas kõlab? Kui ma nüüd reverbi kohe Põhimõtteliselt, kui sa peale ei tuled pane. siia, eks ju. Jaa. Nii, siin kõik võib-olla kutsud, võib-olla on pere, kutsud lapsed, tulge siia ja Siin ma teekski selliseid suuremaid teavitusi, et mul on üks teadlane nüüd teile kõikidel inimestel, võib-olla sünnipäeva kõned on ju, võib-olla mõned muud kõned, lihtsalt kõne on ju, tahad rääkida, kõik kuulavad, kui sa oled siukse. Alustadki hommikut siit, pere! Tervist, perekond! Lisaks kodusele magamistoale pakub teine korrus ka võimaluse kodustuudio loomiseks. Teedki stuudio ja paned oma sündid ja vaikselt, vot, eramaja, paned trummid püstina, kedagi ei häiri. Igal pool on väiksed nurgakesed, kus sa saad siis ennast peita, kus ei pea peitma, aga jällegi kõik on nagu nii omas elemendis ja erinevate kohtade pealt, et kust läheb välja rõdule või randale, kui on külm, saad tõmmata kinni klaasi ette, kui on just soe, saad tõmmata eest lahti, saad veel suuremaks, eks ju, kõike, nautida oma hoovi. Siin võiks olla väike süke kiigeke, eks ju, ja väga mõnus oma hommiku kohvi siin ju nautida. Kaunikodu hoovil on aga külaliste maja, mida võib ka täiesti oma ette elamisena kasutada. Ja jällegi, kui te vaid tunneksite seda lõhna siin. Nagu suvila täpselt. Läheks maale. Kuidagi see päike paistab siia krundi peale väga mõnusalt ja tekitab sellise eufoorilise tunde. Mina kusjuures ei ole väga pikka aega näinud sellist ruumi, kus ongi eraldi söögituba, eks ju. Ja sa istudki toas, kus on ilusti kõik vaated õue, eks ju, suured aknad. Ja minu arust meeletult hea koht, kus teha oma söögipause. Tulebki rahvast veel rohkem külla. No kindlasti mahutaks kõik siia ka ära, aga lisavõimalus, et keegi saab kõrvalmaja minna, kus on ka siis oma klaver, oma köök, magamistuba, oma saun, eks ju. Garaaž, mõlemas majas oma garaaž olemas. Et see on lahe, kui saab niimoodi olla oma ruumis nii-öelda, aga ikkagi teistega koos, et nad käivad suhteliselt käsikäes need mõlemad majad, et mõlemad on väga lahedad. See kaunis kodu on alla €500 000 eest võimalik ära osta. City24 portaalist leiab lisainfot. Aga miks üldse sellist elamist müüa? Maja on müügis seetõttu, et on omanikele jäänud suureks. Nagu meil kõigil on elus teatud etapid, on ka antud perel siis lapsed ja lapselapsed juba elavad oma elu ja omanikud nii-öelda mõtlesid edasi liikuda. Nii nagu alguses oli juttu, lubas Lepa-Triinu mulle pillimängu õpetada. Lauljanna esimene eestikeelne laul Öökull tundub just selline, mida võiks õppida. Nagu öökull lendab ringis kuskil tulevikumaal, tahaks tulevikuga ma, kui öökull on ringi üle Pärnumaa, võiks veel kaugemale lennata, nagu öökull lendab ringis kuskil tulevikumaal, teagas tagasi kaasab. Kuidas see lugu siis näppude alla sätituna käib? G-C-E-A. Väga lihtne tundub. Ja kõige lihtsam asi, mis ma olen ukuleelede puhul õpetanud inimestele, mitte midagi ei vajuta. A-moll 7. Seda ei ole öökullis muidugi kasutusel, aga ikkagi see on juba akord. Saan sulle spikri ka pärast, siis saad õppida ära. Esimene akord vajutad siit alla. La 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 la. Teine on natuke raske võib-olla. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Noh, proovi. Mis siin ei ole mitte midagi rasket. Nii, vajutan selle alla, ma saan aru. Just. Ja nüüd. Olemas. Kas ma tõebasin liiga kõvasti või? Nii oli okei, jah? Võiks natuke. Kõik see kord, kui saad selle tehnika kätte, siis küll ta käib. Tuleb 3. See läheb üks ülesse veel. Niimoodi, jah? Just. 1, 2, 3. Jep. Ma olen kogu aeg imestanud, kuidas nendel kitarrimeestel üldse need sõrmed niimoodi pandud, jube raske on tegelikult. Peakski vajutama täiesti kusjuures sõrme tipuga. Tipuga, jah. Et sa ei pane niimoodi, vaid sa paned nagu hästi just otsaga. Nii.
ja see hakkab lõpuks ikka valutama siin korralikult. nii, ja siis oli siit ülevalt, jah? Siis on see. Selle sa võid kohe võtta keskmise sõrmega, sest viimane kord on sa paned just selle, paned sinna juurde, just. Ma hakkan harjutama, mulle tulevad noodid, teised saavad ka kõik kodus harjutada, kellel ukulele olemas, saab öökulli lugu harjutada. Ja siis tegelikult kuulutame välja challenge, on ju, paneme üles ja... Tavai. Nii. Et kõik, kelle on siis selgeks saanud selle öökulli loo, pange see YouTube ülesse. Lepatriina saab vaadata. Saab vaadata, teha äkki isegi collab video kõikidest nendest videotest kokku. Seega suur tänu Lepatriinule. Hoidke tema tegemistega end kursis. Teagas tagasi kaasa. Teagas tagasi kaasa. Teagas tagasi kaasa. Suurepärane. Nii ilus.